Head vana aasta lõppu, kallis televaataja! Aasta on taas jõudnud lõpusirgele. See on hetk, mil peatuda korraks ja mõelda tagasi möödunud päevadele ja tänada kõike eest, mis meid sel teekonnal on saatnud. No just. Aga mida toob see uus aasta? Vaat sellest räägib meile ei keegi muu kui tarukaartide lugeja Luuna. Kes on meil ka täna stuudios, et tere Luuna! Tere Luuna! Tead, hea meel, et sa oled meiega siia stuudiosse tulnud ja meil on ette valmistatud paar niisugust, vürtsikamat küsimust. Küsimust ja Oliver kohe neid... Kuulge, teeme stopi või see prompter ei tööta ju. Stopp. Mida sa teed? Mul pidid olema... Jaa, kuradid, sa teed! See on minu saade, sa raiskad mu aega ja raha! Sinu raha, osta uust... Sa vaatad sinna kaamerasse, küsimusi ei ole peas, mis sa siin üldse teed? Kuulge, noored, teil on väga Me olime kokku leppinud. Oda see tupp siia, kao minema Me olime kokku leppinud. Mis kokkuleppe? Küsimus tuleb prompteris. Ja jälle hoia. Toit! Teeme lõpuni ja alusta algusest peale, siit läheb edasi, mul on vähe aega. Ja ei sega vahele ka. Aitäh. Aga Luuna, mis siis toob uus aasta meile? Mida on oodata ja... Mida peaks kartma? Ja mida kaardid äkki ütlevad? Tead, te peaks väga kartma ja kõike. Ma panin teile siin paar kaarti juba välja. See ei ole ilus, ma ei ole kunagi midagi nii hirmsat näinud. Tõesti, ma luban teile. Aga mis seal on kirjas või nagu, mis sa loed sealt välja? Ma loen välja selle, et kui te kohe täna ja kohe praegu tegutsema ei hakka, siis sellel on väga kohutavad tagajärjed. Nii et te peate täitma ülesandeid, mis on antud teile taevalt. Aga neid ei ütle mina teile, vaid neid ütleb teile Jumal ja tema hääl. Isiklikult? Jah, pange käed siia peale. Kuuleme natuke Jumala häält siis. Eva ja Oliver, te peate endale hankima stiilsed riided. Mida kuradi? See on Jumal, ta räägib teiega. Teil on õigus. Ta andis teile ülesanded, nüüd täitke need ja võtke tõsiselt, see ei ole nalja asi. Mis asja? Ma ei tee nalja. Kõik on veel teie kätes, aga see võib väga halvasti minna, nii et minge ja tehke ja täitke. Edu teile. Kuule, Madis. Ma tahtsin ka küsida, et palk mul on sulle üks jõululuuletus. Nii, tahad kuulda? Tahad? Räägi. Nii. Madis. Nimes. Vaba värss, naudi. Jõuluvana kindlasti naudib. Aga no... Tšau. Me tuleme veel tagasi. Pane enda p***e sinna ummerisse ja sõida mine! No, siis peamegi midagi uut valima, kui palusindile see ei sobinud. Tule, mis sa arvad sellest? Ei või? See juba läheb põmm. See. Võtta see väga hea. Mine. Kuule, täitsa okeid outfitid said ju. Minks vonksa. No nii. Teil on vaja hingerahu ja jumalikku armastust. Te peate minema kirikusse ja paluma rahu südamele, rahu hingele. Kirikusse. Mis asja? Kirikusse. Lähme kirikusse.
see ikka oli veits imelik. Ma arvan, et valed riided. Natukene valikuga ei pannud täppi kirikusse minekuks. Jälle. Nüüd, kui hingerahu südames, Nii. peate te teenima raha. Raha. Ausat raha. Me peame raha teenima. Raha. Mida sa oskad? Tule. Lähme. Tee minu järgi lihtsalt. Olen sitaseen. Keegi minust suppi ei tee. Kuradi ei teed. Juba väiksest peale tundsin, et olen friik. Ei tolereeri mind seene riik. 2-aastaselt mu isa ära tallati. Ema sain suldi. Nõnda tegi ju üksi siia ilma. Ja kätte jõudis kriis. Ma tahtsin teha eneka. Kuid seda ma teha ei saanud, sest mul ei olnud ju käsi. Iga vesi jõuab ükskord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkkeda, selleks ületab küll. Kuhke. Saime kätte. Nüüd on teil vaja värskendust, mis oleks parem värskendus kui üks suplus keset talve. Suplema. Meil on suplust vaja. Kuule, aga ma tean ühte kohta. Lähme, ma tean ühte kohta. Okei. Ei. Mul aitab. Lähme ära. Kuule, see oli natuke tuumas. Lähme stuudiosse. Kuule, mis asi see oli? Kuradi Taro mutt siuke. Never again päriselt ka. Nagu lõpetame selle asja ära. Nagu teeme oma saate lõpuni. Viime selle asja lihtsalt lõpuni ja never again. Ma tõesti loodan, et see kõik läheb asja ette. Me oleme nii palju vaeva näinud. Aha. Kus te kõik olete? Stuudios ootab teid viimane ülesanne. Sina! No vaata, mis meil seljas on! Te olete siin! Tulge siia! Rahu! Kõik need katsumused on läinud asja ette. Eva ja Oliver. Teist on saanud julged, pattudest vabad ja mis kõige tähtsam, stiilsed saatejuhid. Minu saatejuhid, minu lapsukesed. Ja nüüd on teil võimalus kohtuda Eesti suurimate staaridega. Sina, Eva, oled ka staar. Vaata, kuidas sa sädeled.
ja Oliver, sinust ma ei hakka rääkimagi. Te olete vapustavad. Nüüd aastaid hiljem veel selgelt on meeles mul su veinist punased huuled. Su silmis peegeldunud leegid ja eredan veel. Sa mekkinud säde. Selge see, et meil ei õnnestunud. kallis koolipere, oli tore saade, vähemalt mul oli tore. Mul oli ka, kuigi tõesti ma vahepeal unustasin, miks ma siia üldse tulin. Aga siiski on hea, et ei jäänud seisma. Ratsasime rõõmsalt edasi. BFM-is käimine ongi nagu väike seiklus, täis üllatus ja naljakaid hetki, aga tõesti, peaasi, et seisma ei jääks. Jah, vahepeal peab endale väljakutseid esitama, aga samas peab vahepeal ka hingele rahu andma. Ja nagu tänane päev näitas, kui jänes püksis, siis kitarr kotis või jalatallad külmas vees. Peaasi, et ei unustaks oma unistusi ja toimetaks täie jõuga edasi. Aitäh, et olite täna meiega ja olgu uus aasta täis inspireerivat loomingut, julgeid mõtteid ning head vana aasta lõppu!